Rõuge linnus. Arheoloogiliste leidude järgi tekkis Rõuges püsiasustus ajavahemikus 50–450 aastat pärast Kristust. Arvatakse, et linnus rajati 7. või 8. sajandil küla lääneossa, Rõuge ürgoru ja ööbikuoru vahele jäävale 70 meetri pikkusele ja 20 meetri laiusele neemikule. See eraldati ülejäänud asulast vallide ja kraavidega ning vallidele ehitati palkidest kaitserajatised. Linnuse kumervall ja ees olev kraav on looduses nähtavad praeguseni. Aastatel 1951–1955 toimunud arheoloogilistel kaevamistel leiti Linnamäe õuealalt mitme hoone jäänused. Need olid olnud lihtsad ristpalkmajad savipõrandate ja kerisahjudega. Seinapalkidest olid alles vaid üksikud tulekahjus söestunud tükid. Linnus on põlenud vähemalt 5 korda, kuid iga kord uuesti üles ehitatud, Rõuge rahva visaduse tõenduseks. Muinasrõuge elanikud harisid maad alepõllunduse abil, pidasid koduloomi, küttisid ulukeid, eriti põtru ja kopraid ning tegelesid käsitööga. Siin sulatati rauda ning valmistati rauast ja väärismetallist esemeid. Põletati savinõusid, töödeldi puitu, luud ja sarve, kedrati lõnga ja õmmeldi rõivaid. 9.–10. sajandini viikingi ajal kujunes Rõugest tähtis piirkonna keskus. Siin resideerus pealik, keda võib pidada kohalikuks kuningaks, kes kogus makse ja korraldas relvastatud kaaskonnaga sõjakäike naaberaladele. Rõuge oli tol ajal osaks laiemast kaubandusvõrgustikust, mis ulatus Põhja-Euroopast kuni Araabia maadeni. Siit pärit karusnahku, eriti kopra ja nugise nahku, hinnati kõrgelt. Veeteed ühendasid Rõuget Peipsi-Pihkva järvesüsteemiga, võimaldades ühendust põhja ja idaga. Lõuna suunal käis liiklus Koiva jõkke suubuva Mustjõe kaudu. 11. sajandil vanad kaubateed hääbusid, linnused hüljati ja ka Rõuge küla jäi tühjaks. Rahva pärimuses kandus siiski edasi teadmine kunagisest tähtsast paigast. 1613. aastal mainiti Rõuget esimest korda kiriku kihelkonnana ning tänapäevane Rõuge alevik kujunes välja 19. sajandil.